Tere, mina olen Kellu ja täna on mul proovida mämmi. Mina tegelikult täitsa esimest korda hoian sükst asja käes, põhimõtteliselt välja arvatud see, kui ma selle poest ostsin. Aga see pidavat olema soomlaste lihavõtte puding. Selline huvitav. Nii et kohe läheb põnevaks, vähemalt mul. Ja kõigepealt näed sa sellest kokkuvõtet ning siis juba sükst pikemat majutuse arutelu, mis asi see on. Head vaatamist! See on nüüd üks tore asi, üks tore avastus, aga siin on kaaliumsorbaat, üks säilitusaine, mis tekitab huvitavaid kõrvalnähtusid, võib tekitada. Nii et ma arvan, et see on esimene ja viimane kord, kui ma seda asja ostan, aga põhimõtteliselt on see leivasupp, mis on ära tarretatud. Tal on nii mõnus rukileiva, kui lõhn tuleb siit ja ta on siuke teraline ja natukene mõru maitsega, jube äge. Ja kui sinna panna veel näiteks piima või vaniljekastet, siis ma kujutan ette, et ta maitseks väga hästi. Aga minu poolt jääb ta poodi kahjuks, kuigi ta on soomlaste lihavõtteroog, nagu ma sain aru. Et ma arvan, et leivasuppi ja sellist pudingit oleks võimalik ka ise teha kuidagi ja ilma selliste säilitusaineteta. Peab lihtsalt vaatama, et leiva sees neid ei ole, kui tegema hakkad. Natsu kallis on ta ka. Et kui vaadata muid pudingite hindasid ja siis seda, siis jah. Vot. Et esimene emotsioon sükst asja vaadates mul tuli meelde, kas leivasupp või kohvipaks. Et ta lõhnab väga leivaselt ja ma arvan, et ma ei imesta, kuna seal on ruukijahu sees. Et aga siuke nagu pisitilluke. Ja seda süüakse, ma vaatasin netist järgi, kas vaniljekastmega või mingi piima või mingi asjaga. Ja mul on siukene kahtlane tunne, et äkki ongi leivasupp, aga nendel siuke pudingu moodi. Igastahes lööme lusika sisse, vaata, mis saab. No. Pida nagu mingi tarretis või selline Jesus. Põhimõtteliselt nagu leivasupp. Lihtsalt natukene nagu pandud kallerdama ja siukene. Nüüd ma tahaks mõelda, et kust kohast Eesti toitude hulk on leivasupp pärit. Sest meie teeme ta palmis, kuumast peast sööme ära, pärast paneme piima peale, sööme magustoidu edasi, ka külmast peast on ju. Et äkki neil on mingi seos selle mämmiga. Aga ma pean ütlema, et natuke nagu lagritsa maitseline on ka. Mulle kusjuures meeldib, mina väiksena sain leivasuppi ja mulle leivasupp täitsa hästi meeldis. Nagu, miks mitte seda süüa? Mul nüüd piima ja mingit kastet asja ei ole, et seda proovida, aga väga positiivne üllatus oli praegu. Ma ei saanud üldse arvata, mis see on. Normaalne. Nii, aga vaatame, millest see nagu koosneb. Ja see koostis on siin nagu põhja all. Kusjuures seda toob Eestisse sama firma, kes teeb neid mamma pankooke näiteks ja muid mamma asju. Nii, et rukijahu on ju siirup odralinnasest sool, mõru apelsinikoor, täitsa mingisugune leivapuding. Vot, aga siis on mingi säilitusaine E202 ja ma vaatasin, mis see teeb. No selle üle ma nüüd väga õnnelik ei ole, mis siin on, et võib tekitada nahaärritusi, põletustunnet on ju, raskendab astmat, nahalöövet, muid asju. Et see säilitusaine siin sees on, siis ma läheks, võtaks leiva, kus ei ole siukseid lisaaineid, teeks sellest ise suppi, jahutaks maha, paneks topsi ja mul oleks ka puding valmis. Nii et jah, pole nagu
pole nagu vist mõtet seda niimoodi osta. Okei, aga hind on tal nagu, ma arvan, muude pudingitega suhteliselt nagu okei, sest kui siin vaatame, siis on sarnased hinnad on ju, küll osadel on rohkem koostises, aga ma natuke piilusin, et ega seal ka igast aineid on sees, nii et pudingutega tänapäeval vist on raske. Okei, aga paneme siis hinde, vaatame, mis ta saab. Tervislikkus oleks siis esimene kategooria ja kuna ma siin seda lisaainet nägin, mis tekitab selliseid võimalikke kõrvalmõjusid, siis punktid kohe kukuvad. Ja see tervislikkus oleks ilmselt nagu 3, sellepärast et ta ei pruugi nagu kõikidel inimestel tekitada, vahel tekitab väga harva või väga suurtes kogustes või ma ei tea, aga toidus on ta lubatud sellise aine E202, aga mulle see nagu ei meeldi ikka. Nii, ja siis tervislikkus üleüldises mõttes, paneme ka 3, et kui seal nagu juba mingi selline totteraine on sees, ega ta nagu ikka hea ei ole. Nii, ja siis hind on tal nagu kallim, kui on tavalistel pudingutel ja ma arvan, et kuna ta on leivasupi moodi, seda ei peaks olema raske teha. Paneme hinna mingi 4. Siis maitse on kihvt, maitse eest võiks 5 ikka panna, sest ta on natukene mõru ja natuke siuke leivapudine ja puruni, et päris nagu lahe mõte. Ja siis üleüldine väärtus, ma ei tea, ma panen ka 3, sest kui ta juba tervislikus mõttes nagu ei ole kõik see parem asi, siis ei tasku seda nagu nii väga süüa. Aga nüüd arvutame kokku, vaatame, mis ta saab. Eestlane on leivarahvas ja eestlane kindlasti oskab lugu pidada siukest asjast, on ju. Et kahju, et see totter säilitusaine seal sees on. Aga muidu võiks süüa, muidu on täitsa maitsev. Aga uued huvitavad asjad, nagu ikka varsti jälle, nii et kohtume peagi. Tšau!